Üksildus ei pruugi alati tähendada, et inimene on üksi, kuna üksi olemist mõned inimesed võivad isegi nautida. See võib omada positiivset tähendust. Sisemine üksildus on pigem tunne, mis on soovimatu ja see võib tekkida ka siis, kui inimene on teistega koos, kui inimesel on aktiivne sotsiaalne elu. See tunne on pigem ebameeldiv ja tekib siis, kui inimesel puudub kuuluvustunne. Kui ta kogeb seda, et teda ei mõisteta, tal ei ole kellegagi päriselt rääkida. Apoteega tellitud uuring on ka välja toonud, et 1/5 Eesti inimestest on seda kogenud. See tulemus tähendab seda, et inimesed võib-olla kogevad, et neil puudub usaldusisik, neil ei ole kellega oma mõtteid jagada, oma maailmavaadet jagada ja siis nad jäävad üksi. Inglise keeles on üks hea mõiste, mis kõlab nagu misfit või siis sobimatus. Et ongi selline tunne, kus inimene tajub, et ta ei kuulu kuhugi, et tal ei ole nagu päriselt oma kohta. Ja see tunne võib tekkida sul igal pool, tegelikult vahet ei ole, kas sa oled oma perekonna sees või oma kolleegidega või sõpradega. Aga kui sa päriselt tunned, et sa ei kuulu sinna, siis sa võid kogeda sellist subjektiivset tunnet. Ja see on oluliselt seotud sisemise üksildusega. Eriti tugevalt sellist tunnet võivad kogeda inimesed, kes kuuluvad ühte või teise vähemusse. See võib olla ka LGBTQA+ kogukond, võib olla inimesed, kel esineb erivajadus või puue, võib olla ka inimesed, kelle maailmavaade või usk erineb enamusest. Seal on alati üksilduse risk suurem, mis võib aidata toime tulla sisemise üksildusega, on erinevustega toimetulek, sildade ehitamine ja mitte ainult teiste inimestega meie ümber, vaid ka enda sees. Võib aidata enda aktsepteerimine, mõistmine, kes sa oled, mis on oluline sinu jaoks siin elus. Proovida leida kohti ja inimesi, kes võib-olla jagavad sinuga sinu mõtteid, sinu maailmavaadet, neid kohti ja inimesi, kus sa tunned, et sa päriselt kuulud. Ja sa ei pea ennast uuesti iga kord otsima ja tõestama kellegile, et sa võid olla tõesti aktsepteeritud teiste poolt ja ka enda poolt kõigepealt. Sisemise üksildusega võib aidata tänulikkuse praktiseerimine. See on selline oskus, kus sa proovid rohkem märgata, mis su elus juba olemas, mis toimib, mis on hästi. Sa võid märgata mingeid väikseid positiivseid asju, mis su enda ümber toimub. Võid märgata inimesi, kes sind ümbritseb ja nende seost sinuga. See võib olla ka lihtsalt enda märkamine, oma tunnete märkamine ja enda aktsepteerimine. Hästi oluline on ka üksilduse tunne aktsepteerimine. On selline väljend, et universumis ei ole outsidereid. Me kõik oleme seotud mingil moel ja isegi kui me väga tahaks ennast eraldada teistest, see pole päriselt võimalik.